Tallinna kesklinna sotsiaalkeskusel on tegelikult 2 maja. Üks asub Liivale 32 aadressil ja teine Raua 1 aadressil. Ja kui me räägime siis sellest majast, kus me praegu oleme, see on Liivale 32 ja siin on sellised teenused nagu söögisaal ja päevakeskus ehk siis igasugused üritused ja huviringid, loengud. Ja Raua 1 on siis pigem selline sotsiaalkeskus, seal on meil koduteenused ja mäluhäiretega eakate päevahoid. Keskmine sotsiaalkeskuse klient on meil eakas inimene, kes tunneb, et tema ei soovi istuda kodus, soovib suhelda ja saabki tulla meie juurde, et igapäevaselt on meil lahti söögisaal, saab meie juures süüa sooja toitu. 2 korda nädalas on see supp ja magustoit ja 3 korda nädalas on praat ja magustoit. Ja lisaks pakume siis igasugused üritused ja tegevused. Seda kindlasti kahjuks augustis meie ei tee, aga loodetavasti septembris juba saame alustada. Koroona muidugi väga mõjutas. Ütleme niimoodi, et siis, kui oli eriolukord, siis meie keskus oli klientidele suletud. See ei tähenda seda, et meie ei teinud tööd, kuna meil on siin, nii nagu ma rääkisin juba, et meil on köök ja me pakkusime eriolukorra ajal sooja lõuna võimalust meie klientidel niimoodi, et me viisime need lõunad neile otse koju. Keskmisel päevasel ajal oli neid, ütleme niimoodi, 80 inimest. Ja siis lisaks sellele on meil ka koduteenused ja nemad on siis olnud meie eesliinitöötajad, kes käisid igapäevaselt klientide juures abistamas. Söömas meil käib keskmiselt 100 inimest, aga see sõltub kõik sellest, mis aeg on. Näiteks ütleme niimoodi, augustis on natukene vähem neid, kuna osa klientidest on veel kuskil maakodudes. Sügisel on neid kindlasti juba rohkem. Ja loomulikult mõjub ka see, mis ilmad on väljas, et kui ilmad on head, siis rahvast on rohkem, kui on sellised vihmasõda, et siis natukene vähem tuleb, aga keskmiselt on niimoodi, et 100 inimest on päevasel ajal meil siin käimas. Kõige rohkem kasutatakse just söögisaali teenust ja üritusi, et üritustel meil osaleb ka päris palju inimesi, mitte ainult meie keskusest, vaid me teeme ka kuskil mujal, näiteks Hopneri majas me teeme üritusi ja seal osaleb meil kuskil 150-200 inimest ürituse ajal. Inimesed on juba väsinud istuda kodus, seda me näeme ka. Inimesed tahavad juba siia tulla ja näiteks kui me räägime siin, kuidas kevadel oli olukord, siis väga palju tahtsid, et näiteks nemad saavad ka need soojad lõunad endale koju kätte. Siis kui me pakkusime neile augustis sama võimalus, siis nemad ütlesid, et ei, nemad soovivad ikkagi kohale tulla, et natukene inimestega suhelda, natukene väljas käia ja loomulikult juba küsivad, et kuidas on olukord meil sügisel, kas saavad nad oma huviringidest osa võtma või siis peavad ikkagi jälle kodudes istuma. Meie loodame, et seda teist lainet ei tule või kui ta tuleb, siis ta ei ole nii suur, et saame ikkagi oma tegevustega jätkata. Oleme otsustanud, et kui koroona peaks püsima, siis pakume meie inimestele võimalust need tegevused teha suuremates ruumides, kui need tavaliselt teevad nende sellistes nagu väiksemates kabinettides, siis ilmselt sügisel me peame natukene teistmoodi korraldama oma tööd ja siis pakume neile võimalust need üritused saalis teha. Siis on natukene rohkem õhku, natukene rohkem ruumi, nii et loodame, et saame sellega ka hakkama. Ma olen Mati ja vanust on järgmine aasta on 80. Ma olen kesklinna sotsiaalkeskuses käinud umbes 8 aastat. Kõige parem, mis siin on see, et pensionärina ja üksi elades ma saan siin väga maitsvat toitu ja regulaarselt, nii et see on see põhiline. Peale selle söömise on siin ka võimalik ka nii suhelda teiste inimestega ja paljud siin käivadki nii, et mitte ainult söögi pärast, vaid ka suhtlemas. Ma olen siin väga palju esinenud oma reisidest, kuna ma vanasti tegelesin matkamisega, siis ma olen näidanud siin esmaspäeviti toimunud kohtumised ja ma olen esitlusi teinud nii slaidide vahendusel ja olen rääkinud oma reisidest ja matkamisest. No neid on tulnud ka juba üle 10 korra, nüüd vist viimane oli 13, kui ma nüüd ei eksi. Nii et iga aasta 1-2 korda olen rääkinud.
ja peale selle siis mina tegelen veel bowlinguga, samuti nii umbes 8 aastat. Bowlingut praegu ei saa käia, me käime seda alates oktoobrist, tavaliselt oleme kuni mai lõpuni, nii et talvisel ajal oleme käinud mängimas. Ja toimuvad ka ülelinnalised võistlused meie vanustele ja siis nendest võtame osa. Nii et kõige halvem koht, kui alguses hakkasime mängima, oli seal 7.–8. koht ja kõige parem koht me oleme ka ära võitnud, nii et viimasel ajal on ikka esikolmiku koht on olemas. On toimunud ka palju ekskursioone, aga peale selle on siin võimalik ka näiteks pesulasta pesta, siis on võimalik ka juuksuril siin ära käia ja palju on mitmesuguseid ringe, kus need vanemad daamid siis osa võtavad, mitmesugused, kus on vaja näputööd teha ja sellised ringid on siin peale selle. Teate väga hästi, et mehi on selles vanuses ju palju vähem üleüldiselt. Nii et kui ma olen esitlenud neid oma reise, siis on tavaliselt nii, et umbes 50 kuulajat on, nendest on 1-2 meest. Vanast ajast oli kõige põnevam Kamtšatka, kus sai vulkaanide kraatrites sai käia. Viimasel ajal siis, kui olen lääne poole saanud käia, siis on Assoori saared on põnev muidugi. Viimane kord käisin Madridis, käisin oktoobris. Just enne seda koroonapuhangut jõudsin ära käia. Nüüd ei julge enam plaane teha, tervis hakkab alt vedama.